tänase päeva teemaks on, kuidas lõpetada endas kahtlemine. Ja nii nagu tegelikult enesekindluse kasvatamisega, enesekindlus on tunne, mis tuleb läbi tegutsemise, läbi õnnestumiste, proovimiste, läbi kukkumiste ja seejärel uuesti omandatud õppetundidest järelduste tegemine ja analüüsimine ja uuesti proovimine. Ja kuidas lõpetada endas kahtlemine samamoodi, et kuskilt tuleb alustada. Me kõik oleme kuskilt alustanud ja mis on siin oluline märksõna, see ei ole kunagi valmis. Ja siit ongi soovitus, et lihtsalt alusta, hakka kuskist pihta. Sa pead kuskilt alustama selleks, et sa hakkaksid saama üldse kogemusi, selleks, et sa saaksid edasi areneda, ennast täiendada, et sa omandaksid neid kogemusi, et sa näeksid üldse, mis sind sellel teekonnal ees ootab ja nii-öelda iga nagu järgmine samm viib sind millelegi lähemale ja joonistub. Sa ei pea nägema kogu seda nii-öelda trepiastet või kogu seda teekonda ette, et usalda ja hakka vaikselt minema ja erinevad viisid, võimalused ja lahendused tulevad selle teekonna jooksul. Seal on kindlasti nagu ebaõnnestumisi, läbikukkumisi, äpardumisi ja see kõik on okei. Siin ongi oluline see vaatenurk, et kuidas sa sellele lähened, et kas sa nagu näedki seda läbikukkumisena, et nüüd ma olen nagu mõttetu, et ma ei õnnestunud, ma ei saanud millegagi hakkama, või sa pigem nagu näed seda väärtusliku õppetunnina ja ongi, sa õpid sellest, sa analüüsid seda, sa oled saanud nagu uue kogemuse võrra rikkamaks ja läbi selle sa võib-olla saad ka nagu endast teadlikumaks. Sa näed võib-olla nagu, mis sulle üldse ei sobigi, mis sulle meeldib. Sa hakkad võib-olla rohkem nagu lahenduskesksemalt mõtlema, sa hakkad nägema nagu erinevaid võimalusi, suundi, viise. Et see ongi, et kuidas sa seda ise võtad, et see võib olla nagu äge protsess, küll katsumuste rohke, aga ongi, et nagu väga arendav ja kui palju väärtuslikku infot sa kogu nagu selle kogemuse pealt saad omandada. Et sa ei saagi kunagi kõigeks nagu valmis olla. Sa ei tea kunagi nagu, mis järgmise nurga tagant tulla võib, mis ootamatus sind tabada võib või nagu mis üllatused olukorrad sulle nagu teele ette viskuvad. Sa ei tea seda kunagi, sa ei saa nagu kõiki asju ette mõelda või läbi mõelda. Ja kui sa tunned ennast nagu alustades ikkagi ebakindlalt, siis ongi nagu see kogemus ja kindlus kasvab ju ajaga. Mida rohkem sa nagu midagi teed, seda rohkem nagu kogemusi sa omandad ja sealt sul tekibki nagu see kogemus ja läbi tegutsemise tulebki ju nagu see nagu tunnetuslikkus, ongi see nagu enesekindlus, see teadmine ja et asjad ei pea olema ka alati nagu perfektsed, et see ongi, et hakka pihta ja sa saad ka alati ju tegemise käigus nagu õppida. Et me ju inimesena kogu aeg areneme ja õpime edasi, et lihtsalt nagu tuleb üle saada sellest nagu esimesest takistusest ja nendest hirmudest. Ja ongi see, et ükskõik nagu mis hirmud sulle siis on, et sa ei ole piisav, mul ei ole kogemusi, ma ei saa hakkama, siis aitab ka nagu see, et kirjutad need kõik nagu enda jaoks lahti, et mul on hirm ebaõnnestumises, läbikukkumise ees, siis sa võid endale teise tulpa näiteks kirjutada selle, et kus sa oled oma elus varasemalt sarnaselt tundnud, et sa ei saa hakkama, sa ei ole nagu piisav, sul ei ole piisavalt teadmisi ja siis ongi, et mis sul tegelikult nagu õnnestunud on ja mis toetab nagu seda arvamust, et sa saad nende asjadega hakkama, et kui sa vaatad oma elule nagu tagasi, et kui palju on olnud tegelikult neid olukordi, kus sa oled saanud hakkama ja saanud väga hästi hakkama ja ennast isegi võib-olla ületanud, kui sa seda alguses ei uskunud. Ja
ja selle ebakindlusega ongi nagu see, et sa saad ennast ju alati täiendada, sa saad õppida juurde, sa saad ennast arendada, sa saad seda kõike protsessi käigus teha. Et siin ongi see, et sa ei saa olla kunagi 100% valmis. Ja samamoodi nagu ma võin tuua näite, kui mina alustasin ettevõtlusega või nende koolituste tegemisega, see oligi alguses hirmus. Esiteks on ebamugavustsoonist nagu välja tulemine, et siis mõtled, et mis mina, kes mina olen, mida üldse mina räägin, mida üldse minul on nagu teistele anda, et nad kõik teavad ju seda niikuinii, see on ju ilmselge. Aga ja tihtipeale ongi see, et võib-olla mingid asjad, mis on nagu meil hästi iseenesestmõistetavad ja nagu loomulikud, siis ei pruugi seda teistel olla. Et mis kõigis on ju nagu oma unikaalsus ja eripära ja võib-olla sina nagu teed või räägid või sinu olemus puudutab inimesi teistmoodi, kui näiteks seda keegi teine teeb. Ja samamoodi, ega ma ei osanud kõike seda teekonda ette näha, et mingid asjad sa ju ikka nagu mõtled läbi ja analüüsid, aga alati on mingeid nagu ootamusi ja see ongi tegelikult äge, et kõige selle keskel ma ise nagu arenen, kasvan ja õpin nagu nii palju. Samamoodi nagu tekivad minul uued vaatenurgad, arusaamised, võib-olla mingid nagu varasemad teadmised, see on nagu kahtlusele, võib-olla mingiteks asjadeks ma ei ole ka ise valmis olnud. Et teinekord sa kindlasti ka tead näiteks, et loed võib-olla mingit raamatut või käid mingil kursusel, see kuidagi nagu ei puuduta või ei kõneta sind, läheb mingi aeg mööda ja siis see on nagu just täpselt see, mida sul on vaja all. Aga see ongi see, et kas sa nagu inimesena oled parajasti valmis vastu võtma mingit infot, et kas sa oled parasjagu näiteks sellel arenguetapil ja iga asi jõuabki sinuni teatud ajal. Ja ma ise usun seda, et tegelikult asjad jõuavadki meieni just täpselt sellel hetkel, millal me oleme valmis ja me oleme avatud. Et siis jõuavadki meie ellu õiged inimesed, või ütleme õiged raamatud, kursused, koolitused, võib-olla rahalised võimalused, et mingil hetkel hakkavad uksed avanema, aga see ongi see, et sinul peab olema nagu see valmisolek. Ja sa ei pea nägema kogu teekonda ühe korraga, et ongi alusta väikestest sammudest ja tähista neid väikeseid võite, neid õnnestumisi ja ka ebaõnnestumisi. Võtad aja maha, seedid selle olukorra enda jaoks läbi ja mis ma olen ka pannud nagu tähele, et kui ma teinekord olen jooksnud omadega ummikusse või kui ma ei tea täpselt, kuidas edasi minna või mida teha, siis nagu ära sunni ennast tagant. Ära tee midagi nagu sellise hirmu või halva tunde pealt, siis ongi see, et võta korraks aeg maha, pane asjad nagu pausile, sellest ei juhtu mitte midagi ja protsessi need enda jaoks läbi ja tee siis, kui sul on jälle nagu see selgus, see hea tunne ja et sa oled nagu valmis looma ja midagi andma. Ja sa saad alati ennast ümbritseda nagu toetavate, inspireerivate inimestega, liituda mingite gruppidega, võtta endale mentor, coach, kui sul ongi mingid hirmud, uskumused, mis sind takistavad, need on kõik ületatavad. Ja kui sa tunned, et sa ei tule nendega oma jõududega toime, siis küsi julgelt abi. Võid julgelt mulle kirjutada, ma teen üks-ühele coachingu sessioone, mentorluse sessioone, et tihti ongi võib-olla see, et sul on vaja mingid asjad endast läbi rääkida ja alati võib-olla ei saa seda teha nende kõige lähedasemate inimestega. Ja teine on ka see, et võib-olla kui sa ise juba räägid, sa saad sealt mingid lahendused ja vastused ja tekivad mingid taipamised või saab teine inimene sulle peegeldada nagu sinu juttu tagasi ja sealt tekivad nagu mingid uued mõtted, mingid uus väärtus. Ühesõnaga ma panen sulle südamele, sa ei ole kunagi päris valmis, nii et lihtsalt alusta. Ma panen sulle siia ka mõned raamatu soovitused ja hästi tore oleks, kui sa jagadki siia, et mis sind takistab teele asumast.